Sellenädalases liiklussaates räägime teile ühe kindlustusjuhtumi loo ja esmapilgul tundub, et see auto on täiesti terve, kuid kui omanik sõitis sellega töökotta, tuli välja, et selle remondiks võib kuluda rohkem kui mõne inimese kuupalk ja miks me seda räägime on see, et selliste väiksete kõksude puhul tavaliselt inimesed suruvadki teineteisel kätt ja ütlevad, et nägemist, et mis 50 eurot annan sulle, teed selle asja korda, kuid pärast tuleb välja, et teil tuleb ikka suur varandus selle autoremondi eest välja käia. Meil on siis päevakorral järjekordne selline kindlustusjuhtum ja oleme ausad, mina vaatasin selle auto, käisin tiiru peale, vaatasin üle, ma ei saanud mitte midagi aru. Minu autol on 10 korda hullemad nagu plekiring ümber kui siin. Et juhtus selline asi, et Pärnu maanteel seal on suht kitsad sellised olud, et pargitakse majad ette ja mina läksin siis, tahtsin ka sinna parkida, aga samal ajal siis üks naine alustas oma autoga sõitmist ja ta kurdus mulle otsa. Et mõlemad autod olid liikumises ja ega siin polegi midagi, et tegime kiiresti, lahendasime koha peal asjad, saime paberi peale allkirjad, tema nõustus sellega, et ta oli süüdi ja mina samaaegselt rääkisin siis oma kindlustusega ja saime selle asja nagu lahendatud. Kuna tal olid auto peal lapsed ja tal oli kiire, siis õnneks sujus kõik kiiresti ja tagantjärgi siis saime ka kõik õiged andmed paberite peale. Kas alguses tundus sulle ka, et see asi on täpselt nii, nagu ta on, kui sa olid pöördunud siis autoremondi töökoja poole? No ausalt öeldes mina arvasin, et mul on see väike mõlk seal külje peal. Et seda, et see külg niimoodi kõik lainetab, et seda ausalt öeldes mina ise tähele ei pannudki. Et sellele siis seda siis nagu öeldi mulle siin koha peal, et see asi on palju hullem, kui ta välja paistab. Siis antud juhul on tegemist parima näitega just selle kohta, et vaatame autole peale. Esmapilgul tundub, et kõik on väga ilus ja nii need kliendid vahetevahel kipuvadki omavahel kokku leppima, et näete, siin on teile 50 eurot, ma olen oma teed, teie näete oma teed ja ei alustagi kindlustusjuhtumit. Aga kui me lähemalt seda tiiba vaatame, siis terve tiim on läinud. Ja antud juhul selle remondi maksumus on niisugune keskmine pool Eesti palka. Ja ma küll ei arva, et oleks mõistlik siis käega lüüa ja lahkuda sündmuskohalt. Auto läheb töösse, me oleme ta filminud ära praegu sellisena, nagu ta on ja kui ta siit tuleb ükskord, siis vaatame, mis see kõik maksma läks ja kaua aega võtab, et tegelikult ongi see vist jah, nagu sa siin alguses ütlesid, et lööme käed ja saan 100 tasku ja mõtlen, et oi, naabrimees teeb 20 ära, mul on 80 veel puhast. No mõni inimene muidugi sõidabki sellise autoga oma päevade lõpuni ega ei remondigi, aga noh, Küll Emeks remondib, nagu öeldakse. Jah, ka see on variant, aga ilus BMW ei tahaks jätta teda selliseks. Selge, aga kaua aega läheb, palju prognoosid, kuna kaameraga uuesti tuleme? Selle auto remondiga läheb nüüd kindlasti 3 tööpäeva. Täitsa uskumatu. No paraku see on, jah. Päev kulub meil pleki sirgestamiseks ja auto lahti võtmiseks. Päevaga värvimine on pisut keeruline. Ja arvestame pikema ajaga ja siis on ta vaja kokku panna. Selge, no tiiva vahetamine oleks lihtsam variant. Ei, kaugeltki mitte. See on veel pikem protsess. Ja ütleme nii, et ega auto tervisele see igakordse kirurgiline lähenemine ka kõige parem ei ole. Kui ikka on võimalik remontida mõistlikult, siis miks mitte.